Hello ja tere hommikust Tenerifet! Mina siis alustan oma 2019. aasta esimese vlogiga ja alustame siis puhkuselainelt. Jõudsime eile siis Tenerifele ja elasime sisse, võtsime natuke esimest korda väikest ja lihtsalt siis hängisime nii-öelda hotelli ümbruses. Selline on meie siis vaade rõdult ja seal taga on basseiniala ja ookean. Mina muidugi pakkisin endale kaasa ainult pikad püksid, sest et kui ma kodus vaatasin, siis on siin mingi 17 kraadi sooja ja nüüd on meil siin iga päev sujuvalt mingi 21-22 kraadi sooja, nii et ma pean raudselt minema endale shoppama mingeid kleidikesi, seelikuid, lühikesi pükse või midagi. Esimene eesmärk on päevitada, sest et ei taha koju ikkagi nii-öelda valgena koju tagasi tulla, et peaks ikka mingi jume peale saama. Eks ma siis üritan teid jooksvalt kogu aeg update ida, mis ma siin Tenerifel toimetan, mis me teeme, kus me käime ja naudime puhkust. Tulime nüüd passu äärde. Selline siin siis on. Ja ookeani vaade. Loving it! Nii, päike on siis ära võetud ja tulime nüüd Playa de las Americasse, et väike shopping teha. Kui mõnusalt valgus muutub ja jõudsime sellisesse kuhugi kaubandustänavala isegi, see ei ole mitte keskus, kus ma juba nägin Stradivariuse poodi, nii et kui mitte kusagilt mujalt, siis sealt ikka midagi leiab. No nii, mitu tundi on möödunud ja kerged shoppingutiirud on tehtud, sain endale uued bikiinid, ühe kleidi, millega passu äärde minna, ühe teksaseeliku, päikeseprillid. Vist on kõik. Ehk siis natuke sellist suvist kraami, et ilmale vastavalt riides käia. Päike hakkab vaikselt loojuma, väga mõnus selline looju päike on praegu ja. Täiesti uskumatu on see, kui kiiresti läheb siin külmaks. Alles oli palav. Nüüd on kell 6:30, päike läheb looja ja saad mingi... Tere hommikust! Kätte on jõudnud uus päev. Kerge siis rõduhäng jälle ja nüüd ma istun siin nurgas ja ma näen, et ma näen ookeanit. Ühesõnaga, ma näitan teile ka oma $1 miljoni vaadet. Näete, seal. Ja see keskkond siin tekitab mulle veel suure tahtmise jõuda Santorinile. Et Santorini on olnud mul nagu aastaid mingi unistuste sihtkoht ja ma ei ole sinna jõudnud. Ma ei tea ise ka, miks see mul kunagi ei õnnestu. Aga nähes siin seda valget ja siniseid katuseid, siis tahan sinna veel rohkem jõuda. Aga nüüd lähme taas kord päevitama, et oma rante suurendada. Siin juba midagi on. Randid jälle natukene tugevamaks saanud. Ega ta mind nüüd ilmselt väga hästi ei kuule, sest et siin on väga tuline. Aga tulime siis siia ookeani äärde jalutama, et meie hotell ongi siit täpselt näha. Ja siit selja taga on ookean, nii et päris selline jahe on isegi, kui tuul on, aga päike veel soojendab, nii et saab veel niimoodi suviselt ringi jalutada, aga üliägedad suured lained on. Ütleme nii, et vette väga ei kutsu, sest et päris hirmus tundub siin, aga ilus on küll, vahtige värki, noh. Te saate aru, et ma võiksin siia jäädagi seda ookeani kohinat kuulama ja neid laineid vaatama. See on nii ägedalt võimas lihtsalt. Oh. Hello, käes on uus päev ja võtsime täna suuna siis põhja. Esiteks lähme vaatame Loorberite metsa ja päris hirmus on olnud sõita mööda selliseid teid kuhugi ülesse ja siuke uus kogemus. Aga nüüd me korraks tegime peatuse ja siin oli täpselt selline äge vaateplatvorm. Selline vaade on meil siit siis nüüd kuskilt kõrgelt. Seal all on mingi linnake ja sealt paistab meile jälle ookeanit ja mul paistab päike väga täpselt silma, nii et ega ma väga nagu midagi välja ei suumi nagu, et mida ma näitan üldse. Ja siin on mingi huvitav müügiputka. Võtsin saiakesi ja banaane. Ja sealt me tulime ja kuhugi
sinna me veel läheme. Me sõitsime lihtsalt mööda mägesid ülesse hästi-hästi kõrgele ja siis vahepeal alla ja seal hästi kõrgele kuhugi ja me lihtsalt ei leidnud seda kohta, mille me kaarti sisse panime. Lõpuks me mõtlesime ikka, et lähme tagasi ühte kohta, kus me nägime, et oli hästi palju turiste, aga meie nagu keps ei olnud, et see õige koht on, seega me mõtlesime, et me ei lähe alguses sinna. Aga läksime sinna tagasi, parkimiskohti polnud, nii et nüüd me hakkasime jälle mööda mäge alla sõitma. Ehk siis need uhked mingi vanad loorberite metsad jäid nägemata, aga iseenesest see loodus, kus me ringi sõitsime, oli ülivinge, aga kuna ma olen autoroolis, siis ma ei saa nagu filmida teile, mis me nagu siin ümberringi näeme. Aga see oli tõesti, vahepeal oli selline tunne, et sa oled nagu kuskil Jurassic pargis ja mul hakkas juba täitsa meeldima see rallitamine nende ülikitsate teede peal. Aga nüüd vist lähme äkki La Lagunasse, oli siuke nimi. Nii, jõudsime siis siia La Lagunasse kohale ja oleme mingi jalakäijate tänava peal praegu. Armsad värvilised majad on siin igal pool. UNESCO maailmapärand on see koht. Nii et nüüd siis veits jalutame ja vaatame siin ringi, mis siin põnevat leiab. Ma olen nii väsinud, me lihtsalt otsame ringi. Ja turistitamine on väsitav. Eriti veel, kui on nagu see aeg kuust. Ja ei ole kõige parem olla. Tüdrukud, you feel me, I know. Aga ühesõnaga, jah, päike, nüüd näete, päike kadus ära. Mul on nagu nii külm, sest ma jätsin kampsuni autosse. Ja nüüd ma siin külmetan. Just tulin siia seisma, sest et siin oli päike. Ja nüüd kadus päike ära. No nii. Basic White Girl tuli Starbucksi, et saada endale lõpuks selle reisi ilmselt kõige paremat kohvi, loodetavasti. Nimi on ise kõigesti kirjutatud, mis on väga üllatav ja mega hea kohvi on. Ja kuigi ma tean, et väga paljud ütlevad, et Starbucksi kohvi ei ole kõige parem kohvi, siis mina lihtsalt ei ole praegu Tenerifel saanud head, sest kohvi vist on isegi normaalne, mis me poest ostsime, aga see soja jook, millega ma oma siis kohvi lahjendan, ei ole olnud kõige parem, nii et ma nüüd seda nii räigelt naudin lihtsalt. Nii, jõudsime omadega nüüd Santa Cruzi, mitte midagi ei saanud aru, kuhu jälle minema pidi. Me oleme lihtsalt kõige kehvemad turistid üldse, aga vähemalt me jõudsime siia õigesse kohta, et selle sildi juurde. Ja need on väikesed ahvipärdikud praegu, sest et mina ronisin sinna tähe peale enne ja siis kohe hakkasid kõik padavaimid järgi tegema. Aga nüüd me hakkame otsima siin õhtusöögi kohta ilmselt. Tahaks jõuda kaugele randa, aga see jääb nii kaugele, et ma arvan, me ei jõua sinna. Nii et vaatame, kuhu me omadega siis jõuame. Boom! Panime ikka autole hääled sisse ja jõudsime kohale. Ja siin on selline äge värviline sild. Tuuline on ka. Vihma hakkas ka sadama. Siin see rannake ongi. Tegelikult on kõige ägedam vaade sealt ülevalt siia alla, aga sellegi poolest on see kohake nüüd nähtud. Tere pealelõunat! Käes on järgmine päev ja nagu näha, siis täna on jope ja salli ilm lausa, sest et meie otsustasime tulla teide siis rahvusparki ja sellega seoses me plaanisime minna ka sinna ülesse. Sinna saab selle köisraudteega siis teide tippu, mis on 3550 meetrit, pluss siis 200 meetrit umbes tuleks jalgsika käia. Ja nüüd me jõudsime siia ja saime teada, et tegelikult see köisraudtee on ka täna suletud, kuna näha on, et pole midagi näha põhimõtteliselt siis. Ehk siis ilmaolude tõttu on see suletud ja nüüd me oleme tegelikult praegu juba mingi 2000 meetri kõrgusel, aga me ei saa nagu sellest aru, sest et me oleme madalamal kui need tipud siin. Aga siia sõit oli jälle siuke ulme, et me tulime mööda mingeid väikseid külateid pidi, sest et sealt oli kõige otsem tulla. Ja lõpuks me jõudsime ikka nagu päris tee peale ka, kus olid märgistused ja asjad, et sealt oli nagu normaalne tulla, aga see sõit on ikkagi hästi selline sika-vonka ja ülesse ja alla ja siuke väga ekstreemne, aga vaikselt hakkab varjuma päris põnev. Aga eks me nüüd siis vaatame siin nii palju ringi, kui ringi vaadata saab ja kahju on, sest et mul ikkagi nagu eesmärk oli seal kõrgel ärega. Aga nii veider on see, et ühel päeval saad bikiinidega ja teine päev paned jope selga ja ikka on külm, Et siuke väike saar, aga väga palju erinevaid kliimasid on siin küll. Nüüd isegi saab aru, et me kuskil veidi kõrgemal oleme, sest allapoole läheb ka. Veits meenutab Grand Canyonit nagu, aga mitte päris, aga veits.
saab natuke ronida vähemalt. Et ei ole mingi lihtne trepp, mis läheb üles kuhugi. Mulle meeldib igale poole kõrgustesse ronida ja nüüd ma siin olen oma emaga ronima, et seda pildini peal filmida ja turnida ühesõnaga samal ajal ei saa, nii et ma panen teid ohutult nüüd kotti korraks. Noh, mis värk on? Miks me tippu ei saa nüüd? Paistab ju. Laske tippu meid. Sekundite mäng siin, näete, nüüd jälle seal taga udu sees. Mängib siin krutskeid meile. Mõtlesin siis, et teeksid tee peal nagu tagasi ka ühe pildi, on ju. Ja sõidame, jumal ilus ilm on kõik. Ja ühel hetkel oled lihtsalt sellise udu sees. Ja see on nüüd siis see vaade, mida me sinna tagasi näeme. Põhimõtteliselt ei näe mitte midagi. See mägi on nagu mingi otsustusvõimetu naine, sest et põhimõtteliselt me siin natukene vaatasime, et kuhu me nüüd täpselt sõitma hakkame ja selle aja peale läks udu ära. Oota, nii. Ja teide tuli välja. No tervist, käes on jälle uus päev, reede. Ütleme nii, et ega siin väga aru ei saa, mis päev on. Aga hommiku veetsime basseini ääres, kuniks tulid pilved ja no nii külm lihtsalt. Et siin ilmad muutuvad kuidagi nii kergesti, et ühel hetkel on mega palav päikese käes ja järgmine hetk on jumala külm. Aga siis panimegi autole hääled sisse ja tulime siia Las Americanosse jälle ja siin oli hoopis süke mõnusam. Et vaikselt hakkab nüüd päike loojuma. Nii et jallutamegi praegu sinna ookeani poole, sinnapoole, et siis päikeseloojangut vaadata. Looju, päike looju. Kui ilus päikeseloojangu valgus. It is so pretty. Ma lihtsalt olen praegu nagu nii vein ja ma pean seda ära kasutama, et selline kaunis valgus mu peale langeb. Aga no nii ilus on. Jätke kommentaar, kummad teile rohkem meeldivad, kas päikesed tõusud või päikeseloojangud? Ja lennuda ongi. Käes on uus päev ja nagu näost näha, siis mina olen täna jälle kõvasti päikest saanud. Ma isegi veits tunnen, et võib-olla natukene liiga palju päikest saanud. Sõitsime Tenerife pärlite siis suurde tehase poodi, kus on lihtsalt meeletutes kogustes pärlitega ehteid ja väga palju ilusaid ehteid ja väga palju selliseid ehteid, mis jätavad mind külmaks ka. Aga see pood ise on no nii suur, et no lihtsalt kõik need siin on täis erinevaid ehteid, ulme. Aga kui ma leian mingit sellist, mis mulle nagu täiega meeldib, siis ma jagan teiega ka. Mul on selline lihtne maitse, 15 eurot, käevõrud või siis siin 17-ga sellised. Ja kuri kahtlus, et ma äkki midagi võtan endaga siit ka koju kaasa lihtsalt mälestuseks. No joo, ootamatult on järgmine päev kätte jõudnud ja muide ma ostsin endale ühe pärli selle käevõrura. Sellise nunnu kotikese sisse pandi, siis ma võtsin selle 2 pärliga endale. Sellise, kes mind Instas jälgib, nägi võib-olla juba pilti ka sellest. Ma panin üles. Näete, siuke päris numps on minu arust. Täna on siis pühapäev. Meie puhkuse põhimõtteliselt viimane päev, homme hommikul meil läheb mingi kella 8 hommikul vist juba lennuk tagasi ja teised on praegu saare tuuril. Bussiga siis läksid tuuritama veits saare peale ja mina jäin hotelli, sest et ma ei kannata bussisõitu. Nii et mul oli siis täna võimalus veel viimast korda natukene päikest võtta ja päris hea jume on, ütleme nii peale, et ma isegi ei mäleta, kas ma suvel üldse olin nii pruun, kui ma praegu olen. Sest et ma ei ole väga suur rannas käia, aga siin on päris mõnus päikese käes siis peesitada. Üritasin natukene vaadata ka, et mis ma siin vloginud olen nagu kaamerast siis, et mis klippe mul on. Ja mul midagi siin täitsa on, aga ma näen ka seda, et kõik klipid, kus on tuul,
on nii räigelt kehva heliga, et ma palun vabandust, et te pidite seda kannatama. Ma siis olen filminud selle vlogi Canon EOS M50-ga. Ma tegin mõned tegelikult Vlogmassi vlogid ka vist. Ja Vlogmassi lõpus olid ka mõned sellega tehtud ja tegelikult kui ma USAs käisin sügisel, siis on ka need vlogid olid selle kaameraga tehtud. Et ma olen siin tänu Canonile saanud seda katsetada päris mitu korda. Ja ma ei suuda otsustada, kas see on nüüd see kaamera, mida ma tahan endale või mitte. Ma ei ole saanud proovida vlogimist nagu vlogimiseks mõeldud objektiiviga. Praegu mul on see kit objektiiv 18-55, aga 18 mm on ikkagi natukene liiga lähedal mu jaoks. Mulle ei meeldi, et mul kaamera väga lähedal näos kinni on. Ja selle kaameraga on raske vlogida. Nagu te aru saate, siis ma praegu tegelikult kogu vahetan käsi, sest et mu käsi väsib täiega ära. Miks mulle meeldib siis see enda pisike Canon G7X Mark II. Meeldib rohkem on see, et ta on nii pisike ja seda on nii kerge hoida, et sellega on nagu selles suhtes lihtsam vlogida. Aga selle kaameraga on nagu, kuidas ma ütlen, saab kohati ilusamaid kaadreid. Pildi mõttes on see kaamera nagu mega hea. Et selle reisi tegelikult kõik pildid ja kõik story'd ja asjad on ka selle kaameraga tehtud. Aga andke võib-olla kommentaarides teada, et kuidas nagu teile meeldib selle kaamera vloge vaadata ja kuidas teile heli tundub ja niimoodi. Ja te võite mulle ka mingeid soovitusi anda, et mis kaamerat ma võiksin veel proovida või nagu mis on mingid head vlogikaamerad, äkki teil on mingeid teadmisi. Ma jätan teile selle kaamera lingiga siia alla, et te saate ise natukene rohkem uurida selle kohta, kellel huvi on. Et tegelikult see on nagu tõesti oma hinna kohta, ma arvan, on see väga hea kaamera. Aga lihtsalt ongi see, et käsi väsib ära. Anyway, ma arvan, et ma lõpetan selle reisivlogiga siinkohal ära, sest et ega ma arvan, et täna mingit suuremat tegevust enam rohkem ei tule. Aga kui teile see video meeldis, pange peale ülesse ja võite mulle ka soovitusi anda, mis videosid te tahaksite rohkem näha, sest et viimasel ajal ma olen ainult vlogide peale läinud. Kuigi mulle tegelikult väga meeldib vlogida, et see on kindlasti üks mu lemmiktegevusi. Aga kui teil on mingeid spetssoove, millest te soovitaksite videosid näha, siis nagu ühesõnaga jätke igasugu asju siia kommentaaridesse mulle, et mul oleks midagi lugeda ja saaksime suhelda omavahel, sest et ma tunnen, et meie omavahelist suhtlust on natuke väheks jäänud, nii et kirjutage kommentaare, ma vastan teile. Jutustame. Nii et ja, aga olge tublid ja ma arvan, et varsti näeme ilmselt ikka mõnes uues videos ka, et küll midagi ikka tuleb. Davai, tšau!